võiks sul valmis olla, sest et tuleb selle jaoks. Me tahame luua vaba Eestit, kus inimene ongi vaba, et ta ei pea hirmuda seda. Me saame vabalt rääkida, vabalt arvamust avaldada, me saame vabalt ettevõtlusega tegeleda, meid ei panda lukku, ettevõtteid ei sulgetaks, poliitikud tuleksid ka rääkima rahvaga, president oleks rahva poolt valitud, ei tule, me oleme siin 5 kuud seisnud ja mõni üksik on julgenud meiega rääkima tulla, suur osa nad põgenevad siia hoonesse ja varjuvad. Et kahjuks edasi-tagasi kommunikatsioon puudub ja sellepärast meie tunneme, et meie vabadus on ära võetud ja meil pole oma Eesti riiki. Kas nüüd on? Ütle, kas me oleme vabad? Kas me oleme tegelikult suveräänsed? Kuidas teise on? See on targalt sõnad. Meie siin tunneme, et me oleme sisimas vabad, aga me näeme ümber ringi, et inimesed ei ole vabad ja me seisamegi nende inimeste ees, kes ei julge tulla siia näitama, et nad tahavad vabad olla. Ja millegipärast on seda hirmu ja argmistust on lihtsalt liiga palju ja meil on vaja mõelda välja see võlupiks või mingi asi, mis äratab inimesi. Ja tõesti rahvas on ikka olnud juurde. Vaata, praegu ilm on hea. Kapsamaal ja eks nad tunnevad ennast ka seal hästi ja nad aga ma ütlen, see on nii, nagu igaüks ise tahab ja teie peate selles seisma, mida teie üks peate. Aga iseenesest see vaba Eesti ja iga inimene vastutab ja see on ju väga õige. Aga kas teie tunnete ennast vaba, et te elate vabal riigis? Mina või? Jah. No mis ei saa? Ma tunnen, et ma elan Eesti riigis. Kas ta on vaba? Aga see oli see. Ma olen selle kohta piisavalt palju rääkinud. Miks sa arvad, et me vabad oleme? Me sõltume liiga palju. Usun, et omal ajal Balti ketis me ei seisnud sellise Eesti. Mina olin toona küll laps, aga ma mäletan seda, kui ma seal Balti keti ees seisin ja eesmärgid olid väga selged. Mulle kui lapsele tehti väga selgeks, miks me seal seisame. Kahjuks tänaseks on minu esivanemad ka lahkunud siit ilmast. Vaevalt, et nemad sellist Eestit oleks tahtnud. Ütleme niimoodi, Eesti riigi me saime. Aga missugune see Eesti riik oleks ja see, mida me tahtsime ja mida me saime või ei saanud, sellest peab igaüks seisma. Sellest peab igaüks seisma. Muidugi isa oli ka erakonna kasutaja liige. Ja Eesti riik oli minu meelest ainult 10 aastat vaba. Mõtlen on vaba ja kõik välistuslased on teisest aitate minul välja mõelda, kuidas me saaksime Eesti vaba. Seda on küll hea, aga teie olete ikkagi legendide niimoodi, et tore oleks seda selgitada ka luua. Eks ole. Teie olete ka legendid, praegu siin. Jaa, võib-olla 30 aasta pärast. Aitäh, Edgar, sulle aja eest ja soovime sulle valgust aega ja armastust. Tervist! Ja usun, et sa annad seal majas edasi ka meie rahva sõnumi, et me tõesti armastame ennast ja armastame vabadust ja vabad olla. Ja vabasid valikuid. Armastage Eesti rahvast, armastage iseennast, olge tubrid ja olge enda eest väljas. Aitäh sulle, soovin sulle tervist ja aitäh sulle. Meie oleme kõik selle maa lapsed. Ilusat taasist. Muidugi oled. Ilusat taasist, kes möövad enne kõigile. Aitäh. Meil on üks maa. Koosolekul, et see ei läheks lappama ja need intrikandid, kes tahavad meie koosolekut ära rikkuda,
Nende eest hoolitseb meil väga turvaline politseiametnike tiim. Ma tänan neid, et nad on olemas ja et teie päeva, seda kena päeva päris ära ei raiskaks tühja loba peale, siis kõigepealt alustaksin meenutamist Balti ketist. 32 aastat tagasi, 23. augustil 1989 seisid 3 Balti riigi Eesti, Läti, Leedu inimesed Balti ketis. Ja mille eest te seisid, kas te teate? Vabaduse eest. Meil oli 40 aastat või rohkemgi kommunistlik režiim. Ma olen ise sündinud 1970. aastal, ma tean väga hästi, mis aeg see oli. Mäletan väga hästi, kui talongide eest pidime järjekorras seisma, et suhkrut osta või paremaid kalasid poest saada. Et ma olen elanud üle mõlemad rahavahetused nii rubla pealt Eesti krooni kui Eesti krooni pealt euro peale. Ja sellest päevast alates, kui Balti rahvas ühiselt vabaduse eest seisis, tahtis hirmsasti seda vabadust saada, siis hakkas ka Nõukogude Liit hävima ja lagunema. Vähesed teavad, et Balti keti organiseerijad olid tegelikult ametiühingud ja kommunistid, kelle eesmärk oli alguses midagi muud kui iseseisev Eesti. Jumalale tänu, et rahvas sellest ei teadnud. Rahva vabaduse soov oli nii suur, et nad ei tundnud hirmu millegi eest, nad tahtsid vabaks saada, vabad olla. Eestis moodustati siis rahvarinne ja samaaegselt, ma usun, et paljud teist mäletavad, moodustati ka interrinne, mis töötas rahvarinde vastu. Kuid väga vähesed teavad, et rahvarinde loojad olid ka interrinde loojad. Ja seda nimetatakse kontrollitud opositsiooniks. Lavastati hea ja kurja võitlus ühtede ja samade inimeste poolt. See kontrollitud opositsiooni skeem on juba 100 aastaid toimunud kogu maailmas. Rahvale tehakse näitemängu. Oleme olnud vabad peale taasiseseisvumist 30 aastat ning täna tekib mul küsimus. Kas me sellist Eestit tahtsimegi? Nimetame ennast iseseisvaks, demokraatlikuks Eesti Vabariigiks. Kõlab kaunilt, kuid kas see päriselt ka nii on? Meie endi selja taga on sõlmitud igasuguseid võõrriigi lepinguid meie endi poliitikute huvides, mitte meie huvides. Sest täna me näeme ise oma silmaga, et kannatajateks tehakse meid, mitte neid endid. Praeguse riigivaalitsemissüsteem on jooksnud täielikult kreeni. Meie valitsus on täielikult kokku kukkunud ning selle kaose tekitamise eest peavad nad võtma vastutuse ja tagasi astuma. Ning meie, vaba rahvas, peame oma riigi tagasi võtma. Kogu selle koroonapulli saaks ära lõpetada põhimõtteliselt homme, sellepärast et koroonaviirust hävitav aine on olemas. See on teaduslikult tõestatud ja seda teavad maailmas juba päris paljud arstid. Et Ladina-Ameerikas ja tegelikult üle maailma 25 riigis on üle 5000 arsti, kes kasutavad seda pea 100% eduga koroonaravis. Ta on 100% tõhus profülaktikas, kergemate ja keskmise astme koroonakeisside puhul. Ja nüüd kui kõige raskemad haigusseisundid kokku võtta statistikasse, inimesed, kes on juba intubeeritud ja haiglas ja kellel mingit elulootus pole, siis on eduprotsent kokku kergematest kuni siis nende päris surijateni 99,3%. Et jaa, see on nii suur avastus ja mina ja siis minu missioonikaaslased oleme proovinud seda informatsiooni ka Eesti valitsuseni viia. Tohutu suur töö on ära tehtud, informatsioon, teadusuuringud, kogemused kokku kogutud ja kui
Veiko nüüd ütleski, millega ma rahul pole, et seda siin siis öelda, sellega ei olegi rahul, et meie eest varjatakse ametlikul tasandil elupäästvat informatsiooni ja mängitakse mingit koroonamängu siin edasi ja hävitatakse sellega inimeste elud, kui selleks puudub absoluutselt igasugune vajadus. Et see aine, see on teinud juba maailmas rohujuure tasandil, tegelikult toimub suur revolutsioon. Info levib ja lihtsalt see on aja küsimus, millal see siis kõigini jõuab ja täielikult välja tuleb. Et see on kuritegelik seda informatsiooni alla suruda. Ütlen teile kõigepealt ruttu olulised ja head uudised. Meil on see moment, et me ei pea mitte midagi kartma. Ei ole olemas koroovat, ei ole olemas ühtegi haigust. Olete nõus? Me ei vaja meditsiini ega alternatiivmeditsiini. Olete nõus? Pigem elame tervislikku eluviisi, oleme rõõmsad ja ei karda midagi. Järgmine positiivne sõnum on see, et tänane päev on ajalooline. Ei olnud ajalooline 32 aastat tagasi, kus osalesin isegi, seda nimetati Balti ketiks. Siin juba eelnev esineja mainiski, et selle korraldajad ei olnud eestlased. Täna on ka lätlased, aga lätlased on meie omad. Sel ajal korraldasi hoopis selline rahvas korraldas, kes praegu on praktiliselt võimul kõikides riikides. Nad on kõikide riikide omanikud. Aga eestlased pole mitte kunagi olnud Eesti ega Eesti Vabariigi omanikud. Lähen natuke ajalukku tagasi, aga tänane, miks see uudis on positiivne, et on ajalooline hetk. Nüüd on meil esimest korda, meie tegijatel on võimalus moodustada Eesti ühiskond või Eesti riik oma Eesti maal. Wow! Teeme ära! Igasugust loomapidamist ja üldse normaalset taluelu pärsib väga tugevalt see, et meil on igasugused organid. Küll nad on VTA-d ja Keskkonnaametid ja muud toredad, kes kõik ju töötavad meie heaks ja kasuks ja meie tervise nimel ja hoolitsevad meie eest. Aga mina ütleks, et valdav osa neist on repressiivorganid. Jah. Ja keda juhuslikult juhivad valdavalt psühhopaadid. Et jah, et võin seda kinnitada, olen saanud ise omal nahal tunda seda ääretut ängi. Kui ma tapsin ühed viimased 10 väga vahvat elujõus põrsast, nad olid minisea, Vietnami ripsea, ripkõhtsea ja metssea ristandid. Nad olid väärtus omaette, nad olid pereliikmed. Ma tapsin nad kuklelasuga püstolist, et mitte neid anda mürgisüsti kätte. Ja siis andsin üle VTA ametnikule, et nad siis turvaliselt viia kuskile Väike-Maarja Raipe tehasesse, sest nad olid väga ohtlikud. Need põrsad ohustasid terve Eesti seakasvatust, kahtlemata terve Euroopa ja terve maailma. See oli jube, need põrsad olid väga ohtlikud. Teid kõiki päästeti. Neid lugusid on meil palju. Enamik need inimesi ei taha kõnelda. Nendest on ebameeldiv rääkida.
aga jah, see nii on. Ja no mis valitsusest või kellest, meil pole valitsust praegu. Meil ei ole ka põllumajandust. Põllumajandusministeerium on kadunud. Loomulikult ei ole ka põllumajandusministrit, on maaeluministeerium ja maaeluminister. Võib-olla teate, tema nimi on Katku Urmas. Või teine nimi oli Urmas Kruuse, jah. No ega teil midagi muud oodata nüüd ei ole, et uusi katkupuhanguid igasuguseid küll tuntud seagripp, linnugripp, hullulehma tõbi ja kindlasti tuleb seal veel muu hulk hullusi, millega siis reguleerida kõike seda normaalset maaelu. Väga vabandama, et ma siia jõudsin tänu oma emale, kes mulle väga armas on. Minu ema on ka muusik, tagasihoidlik ema seal. Ta ei ole kunagi varem meeleavaldustel osalenud ja ma sain täna küsisin ema käest, õhtul Baltigetile tuleb ja sõidame, teeme selle, aga praegu ma siin aga kohe Vabaduse väljakul ka rahvas koguneb ja kuna mul pea on nii laiali sassis, mul on nii palju kohustusi, pean tunde päevast tšellot harjutama selleks, et sügisel ma tahan kandideerida. Õnnestub või mitte, Ersosse abikontsertmeistriks ja eelvoorust ma edasi sain. Nii et tegelikult ma peaksin ainult keskenduma tšellomängule, aga ja siin ma olen ikkagi, et ja mul ei ole täna siin pilli, kuigi ma nüüd jälle tunnen, et tahaks ju kinkida seda muusikalist emotsiooni, aga ma tahan täna olla lihtsalt üks. Kui ma olen tšelloga, siis ma justkui olen kohe hoopis teine inimene, see artist ja see, aga ma tahan olla see lihtne inimene ja tahan olla see laste ema, kes muretseb laste tuleviku pärast. Ja kui täna siin nägin, see reporter küsis, kas te arvate, et see koroonaprotestist siin asja ka on? Mis küsimus? Küsi miljonite inimeste käest üle maailma. See on ülemaailmne projekt, mis siin praegu toimub igal pool maailmas. Praegu on 100 000 miljonid tänaval. Meil siin Eestis on, ma ei taha midagi öelda, aga Eesti on harjunud olema orjarahvas ja alluma, aga ma ütlen, et ma täna tahaks õhtul näha, et me oleme kõik olemas, meid on palju, kes ei nõustu sellega. Ma ei ole täpselt samamoodi, ma ei ole vaktsineerimise vastu. Mul on laste isa vaktsineeritud ja me saame väga hästi läbi. Ja ma olen sundvaktsineerimise vastu, ma olen selle diskrimineerimise vastu. Et ongi nõnda, et sa võid olla suurepärane tšellist, aga kui sa vaktsineeritud ei ole, siis sa ikkagi järsku kaob, siis see on ei loe mitte miski, et on, mis on, jäägu valikuvabadus meil vaktsineerida või mitte, see on sinu enda otsustada. Ja ma aasta tagasi kolisin Eestisse tagasi. Ma elasin 21 aastat Ameerikas ja mul on meditsiiniline kõrgharidus. Ma töötasin siin Eestis enne Ameerikasse minekut ja nüüd siis ka viimased aastast 2018 ma töötasin Ameerikas funktsionaalmeditsiinis. Ja funktsionaalmeditsiin on selline koht, kus arstid on võimelised ka vaatama inimese tervisele läbi alternatiivspektri. Selles mõttes ongi, et mitte ainult ravimitega läheneda, vaid ka kasutada ravimid loomulikult ka, aga kasutada ka alternatiivravimeetodeid. Ja minu ülesanne oli väga-väga suur ja väga tänuväärne, nagu ma aru sain, arstid väga tänasid mind, sest nendel ei ole aega kirjutada inimestele välja toitumiskavasid ja muid protokolle. Ja ma pole kunagi elus tundnud ennast nii hinnatuna nagu siis, kui ma töötasin funktsionaalmeditsiinis. Sest et arst ütleski, et ma ei tea, mis ma ilma sinuta teeks, kuna ma olin, sertifitseeritud holistilise tervisekoolitaja. Miks ma kõike seda räägin, ongi sellepärast, et ma tegelikult olen siin nende arstide eest võitlemas kõikide meie vabaduse eest, sest tegelikult arst ütles mulle, kellega ma töötan, ole hea, mine räägi sina, sul lihtsalt ei ole nii palju kaotada.
ma ei saa arstina välja tulla, sest et mind võidakse hakata rohkem piitsutama, ma võin kaotada oma litsentsi, ma võin kaotada oma selle töökoha ja mind hakatakse survestama. Aga sina saad rääkida, et ma selles mõttes olen väga-väga hea meelega see hääl, kes toob teile välja selle, mida ka tegelikult osad arstid tahaksid teile öelda, aga nad lihtsalt ei saa. Sest suurem osa arsti, kõik, kellega mina koos töötan, need, kes on avatud alternatiivile, on tegelikult meiega, teiega nõus, aga nad lihtsalt ei saa seda välja öelda. Ja siin ma räägingi teile ära selle, mida mina siis meditsiinilises mõttes tean ja milleks arstid on tegelikult kohustatud. Tegelikult on niimoodi, kui inimene, kellel on vähegi olnud mingisugune kas operatsioon või eriti kardiovaskulaarne probleem, südame-veresoonkonna probleem, kui tal on olnud operatsioon, kui ta võtab ravimeid, see automaatselt paneb ta sellesse riskigruppi, keda ei tohiks vaktsineerida ei gripivaktsiiniga ega mingi muu vaktsiiniga. See on täiesti fakt, sest arstid on andnud tegelikult siis kui nad, eks ole, lõpetavad arstiteaduskonda, nad annavad, eks ole, selle Hippokratese vande, mis ütleb neile, et sa ei tohi kellelegi kahju teha ja sa ei tohi kuritarvitada oma olukorda ja sa ei tohi mingisuguste rahaliste hüvede pärast panna inimese tervist kaalule. See on tegelikult see lubadus, mida nad annavad. Et see ongi see, mis praegu toimub, tundub on see, et nad, mõned neist on justkui nagu hüpokraadid, andes Hippokratese vande. Just nimelt, ja neil ei ole teist valikut, sest neid on survestatud ülevalt poolt. Ma hiljuti just rääkisin ühe perearstiga, kes ütles samamoodi, ütles, ma tegelikult tean seda, aga mul on ära keelatud inimestele öelda, et näiteks just nimelt mingisuguse autoimmuunhaiguse puhul ta ei peaks ega ei tohiks ennast vaktsineerida. Ta ise südamest usub seda, aga ta ei saa seda öelda, sest et ta riskib sellega, et ta jääb oma töökohast ilma. On ju nii? Ja siis ongi näiteks see, et just nimelt mina ka, ega ma otseselt samamoodi ei ole vaktsiini vastane. Ma pole tegelikult mitte millegi vastane. Ma olen selle poolt, et meil peaks olema valikuvabadus, läbipaistvus, õigus teha seda, mida meie leiame on õige teha meie keha jaoks, sest kõik me oleme erinevad. Ja nüüd on ka siin järgmine arstide tegelikult selline punkt, mida arstid ei saa teile öelda, ongi tegelikult see, et ravimid ei sobi ju ka üheselt kõigile. Sa oled võib-olla isegi käinud arsti juures, sul on mingisugune häda, arst kirjutab sulle ühe ravimi välja, sul tekib sellele mingisugune reaktsioon, sa lähed tagasi, ütled arstile, teate, see mulle ei sobi. Arst on kohustatud sulle ütlema, jaa, see ravim vist sulle ei sobi. Vaatame, äkki on sinu jaoks mingi teine ravim. On kellelgi sellist situatsiooni olnud? Absoluutselt, see on ju täiesti normaalne, eks ole ju. Täpselt samamoodi on tegelikult ka nende praeguste vaktsiinidega. Need vaktsiinid ei sobi kõigile. Loeme ette, kellele nad näiteks kohe kindlasti ei sobi. Ongi need, kellel on siis näiteks, kes on juba vanema seas, kes on ravimite peal, kes on nii-öelda immunokompromiteeritud. Ei sobi nendele, kellel on autoimmuunsed haigused. Ei sobi nendele, kellel on näiteks olnud neerupuudulikkus või neerukahjustus. Ei sobi nendele, kes on läbinud maksa, kas kahjustused või maksatsirroosi või kellel maksaga nii-öelda maakeeles ei ole kõik korras, eks ole ju. Ei sobi ka neile, kel on väga-väga suur ravimitundlikkus. On inimesi näiteks, keda mina tean, kes on minu juurde sattunud patsiendiks, kellele ma kirjutan välja toitumisplaane näiteks. On sellised inimesed, kes tegelikult tahaks ennast vaktsineerida, aga ta ütleb, ma ei saa, sest ma pidin ühe ravimi peale, mis mulle anti otsad andma, et ma ei julge, et ma vist annan otsad selle vaktsiini peale ka kohe. Et just nimelt, et siin ei saa olla niimoodi, et me paneme kõik inimesed ühe pulga peale ja paneme neile kõigile ühe süsti sisse. See on tegelikult meditsiiniliselt täiesti ebaeetiline. See on selle Hippokratese vande vastu ja see absoluutselt ei käi kokku sellega, mida arstid tegelikult peaksid ütlema, mida nad usuvad või mida neile on õpetatud. See on väga-väga seadusevastane, et niimoodi teha. Ma olen lihtsalt üks juhatuse liikmetest. See on MTÜ Koduõppekeskus, meie koduleht on koduope.ee
ja koduõpe on Eestis täiesti lubatud ja täiesti võimalik. Ja koduõpe, ma ütlen kohe alguses, et koduõpe ja distantsõpe on 2 eri asja. Koduõppes on lubatud lapsel õppida lapsevanema soovil ja selleks peab ainult avalduse kirjutama soovitatavalt koduõppesõbralikule koolile. Ja Eesti seaduste järgi saab koduõppelaps peab ainult käima vastamas 2 korda aastas. Paljud küsivad, et kuidas selle individuaalõppekavaga on. Vanemad peavad oma lapse jaoks kirjutama individuaalõppekava. Selle kirjutamine ei ole keeruline, see peab vastama riiklikule õppekavale. Aga seda hirmu, et laps ei suuda riiklikku õppekava täita, see on täiesti põhjendamatu hirm, sest koduõppelaps õpib väga kiiresti ise õppima. Ta armastab õppida, tal on huvi, tal hakkavad tekkima igasugused huvid, igasugused küsimused. Kui lapsel on küsimus, siis vasta. Kui ei oska vastata, siis otsi vastust. Otsige koos, õppige koos. Lapsega koos õppimine on väga põnev ja see on täiesti võimalik. Kodus õpib laps palju normaalsemalt, väga turvalises keskkonnas, saab õppida koos erinevate inimestega. Kui rääkida individuaalõppekavast lähemalt, sealt on vaja välja tuua igas aines, mida laps sellel aastal siis õppima hakkab. Aga koduõppel on väga suur vabadus, et võime valida. Näiteks võtame ette, et teeme süvitsi, õpime näiteks ajalugu või matemaatikat hästi süvitsi 2 kuud. Siis võtame ette järgmise aine, et seal on väga suur vabadus. Peaasi, et selle riikliku õppekava täidad ja tavaliselt koduõppe lapsed täidavad selle väga kiiresti ära, nii et jääb väga palju aega üle ka teiste huvideks ja asjadeks. On välja toodud isegi haridusministeeriumi poolt, et riikliku õppekava täita peab laps õppima nädalas 8 tundi. Nii et põhimõtteliselt sa võid iga päev lapsega õppida 2 tundi riiklikku õppekava ja ülejäänud päevast võid sa õppida, mida ta tahab õppida. Tahaksin öelda, et ma olen 16 aastat oma elust töötanud panganduses, et sellised inimesed siin väga palju ei näe. Ja ma tahakski julgustada inimesi, et teid oleks siin rohkem. Ja ma tahaksin tänada kõiki inimesi, kes siin täna on siia tulnud, sest teie olete tõesti vabad inimesed. Aitäh. Aga see pole kõik. Et olen oma elus pikalt mõelnud selle peale, et kust me oleme tulnud ja kuhu me läheme eestlastena. Ja arvestades kõiki neid sündmusi, mis nüüd viimase paari aasta jooksul on rullunud, siis ka sealt on mul, ma arvan, järjest rohkem sellist julgust, sisemist julgust tulnud, et midagi tuleb ette võtta. Ja ma soovitaksin teil kõikidel oma tuttavatega rääkida, et kõik see, mis me täna siin teeme, see on ikkagi meie kõigi heaolu nimel. Ja heaolu ei seisne ainult selles, et me saame igal aastal Euroopa Liidust riigieelarvesse 1,3 miljardit eurot, vaid heaolu on milleski enamas. Sisemises vabaduses, enesekindluses, aususes, austuses, elu vastu. Enne kui ma ennast hakkan tutvustama, ma räägiks, mis ma märkasin. Midagi väga erakorralist. Väidetavalt meie Balti kett, mis oli Molotov-Ribbentropi pakti jaoks korraldatud. Nüüd ilmselt siis tuleb järeldada, et meie uus Balti kett on siis nende Pfizeri ja Moderna ja nende salastatud lepingute vastu või avalikustamiseks korraldatud. Järelikult need lepingud on uued Molotov-Ribbentropi paktid. Minu nimi on Toomas Kaljas, kes mind pole
kes mind ennem ei tunne, ma tutvustan ennast mõningate sõnadega, olen insener, ettevõtja, uurija, kristlane, konservatiiv ja tänasel päeval olen sunnitud endale jalad alla ajama ja osalema ka poliitikas, et kaitsta tõenduspõhist tervishoidu, kodaniku õigusi, kodanike vabadusi ja inimõigusi. Aga ma räägiks siis veel siia otsa ennem kui ma tõsisema teema juurde lähen mõne sellise humoorikama loo, mis tegelikult ongi võib-olla pole nii humoorikad. Aga esimene lugu on praegusest ajastust, see on praegusest olukorrast ja selle rääkis mulle minu hea sõber ja õpetaja Julo Vooglaid. See on niimoodi. 4 meest kõnnivad mööda heinamaad, hop, 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 hop. Järsku põmaki kukuvad auku sisse ja nad on virtsa sees siia alahuuleni. Virtsa sees alahuuleni ja siis passivad seal, virts, see on ju vedel sitt, eks. Passivad seal mingisuguse aja ja siis järsku üks mees tõstab suu üles niimoodi, ütleb, et kuulge mehed, roniks õige välja. Ja teate, mis kõik 13 meest ütlevad või? Nad ütlevad, ole vait, sa tekitad laineid. Ja see on see, kus me oleme praegu. Ja mul on hea meel teid õnnitleda ja tervitada, sest teie kõik, kes te siin olete need esimesed mehed, kes ütleb, et roniks välja. Et nagu te teate, täna on toimumas Balti kett. Et esimene kogunemine on siis 15 minuti pärast Peetri Selveri parklas. Sealt edasi liigume autorongkäiguga mööda Järvevana teed pidi siis Järve Selveri juurde. Et need inimesed, kellel on autos vaba kohta, kes näevad tee ääres Eesti lipuga jalakäijaid, palun võtke peale ja teeme ära. Elagu vaba Eesti! Veel tähelepanu. Ma annan sõnaga Eesti ühele suuremale masside liigutajale, kes juhuslikult tuli ka siia. Ja mul on eriline au ja eriline side selle mehega, sest et tema hoolitses minu saagi eest. Ta kasvatas oma kätega seda minu palvel ja ta tõi selle mulle siia Vabaduse väljakule ära, mis sümboliseerib, et Eesti toit on värske, puhas, ta on mürgivaba, ta hoolitses isiklikult selle eest ja see mees hoolitseb ka Eesti rahva eest, hoides Eestimaa rahva hirmuvabana ja ühtsena. Kutsun siia suure aplausiga William Kaval. Aitäh, Veiko! Ahoi, rahvas! Aitäh teile kõikidele, vabandust, natukene ma vabandan oma välimuse pärast, ma ei näegi võib-olla nii esinduslik välja kui Veikost, ma tulin otse põllu pealt reaalselt, ma mõtlesin, ma ei saa lihtsalt niimoodi, et te saate kogu lõbu ilma minuti ära pidada. Ei, nii see ei saa olla. Igatahes veel kord aitäh teile kõikidele, et siia kogunesite. Meid ei ole võib-olla siin 10 000 viisi, aga meid on väga palju. Selles suhtes, et koos me oleme palju tugevamad, jah? Niisiis, lühidalt, ma ei hakka palju teie aega kulutama, lühidalt on asi selline, et maailmas toimuvad praegu igasugused erinevad aktsioonid. Meil siin Eestis meeleavaldused, protestid, uus Balti kett, vägev! Austraalias rekamehed võtsid juba nii-öelda ohjad enda kätte, ütlesid, et ei, me paneme terve selle riigi lukku lihtsalt, et rekamehed jäävad kõik korraga seisma ja kogu tarneahelate süsteem lõigatakse läbi ja see toob kaasa neile huvitavad ajad, ütleme siis nii, jah. Ja miks see kõik maailmas toimub, kõik ühel ajal, mis värk sellega on, miks need inimesed on nii rahutud? Äkki siin taga on midagi, äkki nendele inimestele meeldib vabadus? Võib-olla. Ja enamus inimesed, kes siia on kogunenud või kellega ma suhtlen, kõik saavad aru, jaa, see ei ole ainult
meie enda huvides jah, et meie tervise huvides, me teeme seda kõike teie tervise huvides. Nüüd mõeldakse juba laste kallale reaalselt minna, mõtleme, mis asja vaata ja selline promo käib reaalselt igalt poolt. Paned raadio käima ja tee süst, pane õlga alla, paned televiisori käima, no igalt poolt, puha jumal, no jumal tänatud, et mul neid endal ei ole. Et ma siis viimasel ajal olen saanud kümnete viisi, üle 100 kindlasti olen saanud kirju inimesed, kes räägivad, et kõik ei ole nii roosiline, et see süst ei ole kõik nii roosiline ja paljudel inimestel löövad igasugused hädad välja sellega. Kui osadel ei löö, veel ei ole löönud, see on super, mul on hea meel nende inimeste üle, aga on olemas ka teine vaatenurk ja eile ma käisin siis ühe prouaga rääkimas, et kes julges ka avalikult kaamera ette tulla rääkima peale seda, mis tal elus toimuma hakkas, kui ta selle süsti oli ära saanud. Jah, mina tema nahas olla ei tahaks, jah, et tema nägemine on kahjustatud, tasakaaluhäired ja igasugused muud hädad, mis koheselt välja lõid, mis hiljem võib tulla, keegi ei tea, seega rahvas jääme endale kindlaks ja ma ütlen teile, me teeme siin ajalugu reaalselt, tulevased põlvkonnad, meie lapsed on meile tänulikud, ütlevad sulle aitäh issi emme, aitäh vanaema, vanaisa, et sa olid nii vapper ja julgesid tulla välja meie eest seisma, meie tuleviku eest, meie tervise eest, meie vabaduse eest. Varem. Ja nüüd paluti, et ma teen lõpupalve, aga tutvustuseks ma olen selle pere isa. Jah, neil on kõik ühe pere lapsed. Ema tahtis 12, aga sai ainult 8. Aga ma hiljati nägin ühe video, kus see arst, kes on pääsenud miljonid inimesi selle haiguse ajal oma protokolliga, mis ta on välja töötanud, mis maksab väga-väga vähe. Tema nimetas neid süstid surmasüstid, mürki surmasüstid. See on arst, see on üks parim arst maailmas. Ta ka ütles, et ta ei annaks selle ühtegi lapsele, sellepärast, et ta ei usu laste ohverdamisest. See on arstide sõnad. Neid samad, kes on neid asjad välja mõelnud ja neid parimad arstid ja teadlased on vaja kuulda võtta. Kui ma Eestisse tulin ja ma esimese alulise ilmisload sain, öeldi, et ma ei tohiks midagi Eesti riigi vastu rääkida. Ja ma nõustasin sellega, sest et minu elu on pühendatud Eesti rahvale, Eesti rahva teenimiseks. Et see saab üks jumalakartlik rahvas. Aga et öelda, et ei tohi neid surmasüstid anda lastele ja see on genosiid ja see on Eesti rahva tuleviku vastu. Riik peab olema selleks, et Eesti rahva kaitsta ja Eesti keel kaitsta. Kas mul on õigus? Eestit ja seda võime kõik koos laulda.